Me oleme praegu Tehnika tänaval Eesti Gaasi ühes uuematest gaasitanklatest. Selliseid tanklaid on praegu üle Eesti 10, aga veel sel aastal on neid lisandumas 4 ja 2 aasta pärast on neid Eestis vähemalt 25. Mahutasime äsja oma Škoda Octavia gaasipaaki 12,9 kilogrammi maagaasi ja sellega saime sõita 278 kilomeetrit. Lihtne arvutus ütleb, et keskmine gaasikulu on umbes 4,6 kilogrammi 100 kilomeetri kohta. Võttes arvesse seda, et gaasi hind ja meie tankisime praegu natukene kallimat biometaani ehk siis rohegaasi, mis on umbes nagu roheline elekter, mis tähendab seda, et 100 kilomeetri läbimiseks kulus meil 4,1 eurot. Kui me oleksime tankinud natukene odavamat gaasi, tavalist gaasi, siis oleks see kulu jäänud isegi alla 4 euro 100 kilomeetri kohta. Ja tähtis on siinjuures see, et see viimane paagitäis ei olnud sugugi mitte ökonoomne sõitmine. Enamik distantsist kulges linnas ja ma isegi ei üritanud ökonoomitada, vaid püsisin liiklustempos. Selle kulu sees on hästi palju külmkäivitusi ja lühikesi linnaotsi. Selle autoga ei ole sugugi raske sõita ökonoomitades ka kütusekuluga alla 3 kilogrammi 100 kilomeetri kohta. See kõik tähendab seda, et tegemist on praegu Eesti turul ühe odavama variandiga liigelda. Isegi elektriga on see kulu natuke suurem. Biometaani aktsiisimäär praegu on veel suhteliselt odav. 1 kilogrammi gaasi hinnas sisaldub umbes 7 senti aktsiisi ja võib arvata, et lähiajal see tõuseb. Aga isegi sellisel juhul jääb biogaas siiski üheks odavamatest variantidest liigelda, kui seda just mitmekordselt ei tõsteta. Ja isegi siis, kui gaas maksaks sama palju kui bensiin, räägime me ikkagi sellisest kütusekulust, mida bensiinimootoriga sõiduautol on suhteliselt võimatu saavutada. Olen arvestanud, et viimased paar paagitäit on keskmine gaasikulu 4 kilogrammi 100 kilomeetri kohta, mis jämedalt arvutades teeb kuluks 3,5 eurot. Ja lõppkokkuvõttes ei olegi midagi imestada, miks gaasitanklates parvlevad taksojuhid. Selle autoga lihtsalt ongi nii palju odavam sõita võrreldes teistega. Ja igasugustele kujunenud stereotüüpidele, kuidas üks gaasiauto tähendab ühtlasi ka gaasihaisu ja ebameeldivat tankimist, sellele ei ole enam kohta. Isegi tanklates ei ole mingisugust maagaasi haisu ja tavatarbija jaoks erineb see auto bensiini söövast vennast ainult selle poolest, et tankida saab odavamat kütust.